Tšau. Kui sa kuuled, et keegi ütleb, et eestlane on töökas rahvas või siis kui sa kellelegi räägid midagi oma tööst või midagi või said mingi asjaga valmis, et kas sa tunned uhkust selle üle, et näed, mina ise tegin? Ja kas sa tunned uhkust selle üle, et eestlane on töökas rahvas? Ma tean, et mina olen tundnud uhkust tohutult selle üle, et kui keegi väljamaal keegi kuuled, et umbes, et eestlane on töökas rahvas ja seda räägitakse justkui nagu lugupidavas toonis, siis mina olen olnud uhke ja uhke on olla eestlane selles mõttes, Kuni nüüd viimase ajani olen ma niimoodi mõelnud. Sellepärast, et miks nüüd viimase ajani? Vaata, nende tõekspidamistega on see, et mingi maani nad teenivad sind ja ühel hetkel seesama uskumus, mis sind võib-olla seni teenis, ta enam sind ei teeni. Mina kasvasin samamoodi siuksest nagu tõsise eestluse vaimus, et kui sa millagi tahad saada, siis sa pead ise sellega hakkama saama ja ma pidasin ennast selliseks üksikuks hundiks ja ma olin nagu uhke selle üle. Ja et ma saan kõik ise tehtud, kui on vaja, et ma tundsin nagu tõsist uhkust. Ja see, kui keegi ütles, et oi, Liina on väga töökas inimene, siis ikka justkui nagu kõrvust tõstetud. Aga mis see on? See on üks piiravamaid uskumusi, mis puudutab karjääriredelil tõusmist enda jaoks või jõukuse loomist. See on uskumus, et töö võrdub väärtus. Me väärtustame ennast selle järgi, kui palju me teeme tööd. Ja mida rohkem me oleme siis läbi ise tehtud töö saavutanud, seda uhkemad me oleme iseenda üle, sest me väärtustame ennast siis rohkem. Aga kus see maksab kätte? Kui sa tahad teatud tasemelt jõukuse loomisel või siis ka karjääriredelil tõusmisel edasi jõuda, siis karjääris sa pead minema üle juhtimisele, inimeste juhtimisele või siis jõukuse loomisel täpselt samamoodi. Sa pead hakkama kasutama teiste inimeste abi, teadmisi ja kõike muud. Aga see on see, kus me ise endal tee peal ees seisame. See on see koht, kus me ise endale kaikaid kodaratesse loobime. Ja mina olen täna selles kohas. Kuidas? Ma rääkisin eelmisel nädalal videolt sellest, et kuidas me ei võta vastu enda visiooni. Meil on seda raske vastu võtta. Ja mina olen täna kind of selles situatsioonis mõne siis külje pealt, mis puudutab minu visiooni. Ja see on see, et minul on aeg tunnustada, võtta omaks minu enda tugevused, mis on visiooni loomine, igasuguste võimaluste leidmine ja seal juures inimeste toetamine, kes neid asju ellu viivad. Aga vaata, siin ongi nõks. Ma ei väärtusta ise ennast, kui mina ei ole see, kes neid asju ellu viib. Ja see on väga tihedalt seotud sellega, et töö võrdub väärtus. Work is worth. Ja see on... Mul on nii raske täna, ma praktiliselt iga päev, kui mul tekib vaba mõttemoment või ma vajun oma mõttesse, siis ma mõtlen selle peale, et ma küsin endalt, kuidas ma saan aksepteerida ise ennast juhina, selle visionäärina, selle liidrina, kes teisi toetab, eks. Ja see on... täna minu suurim küsimus, millega ma siis ise enda sees tööd teen. Sellepärast, et ma tean, et ma ei jõua edasi, ma ei tee edasi samme. Ma olengi sellel samal tasemel, kus ma olen, nii kaua, kuni ma ise enda peas seda ei muuda. Et ma ei võta vastu ennast sellena, kes ma tegelikult olla tahan ja ma ei tunnusta sealjuures siis oma tugevusi. Küsi endalt, kus sina ise endal tee peal ees seisad. Ja vaata, kas sina oled ka hirmsasti uhke selle üle, mida sa ise suudad teha. Ma olen see supernaine või supermees, kes saab kõigega ise hakkama. Aga tegelikult sealjuures see ongi sõltuvus sellest emotsioonist, et ma saan selle tunnustuse endale, mida me siis ka läbi töö püüame hirmsasti saada, tunda ennast väärtuslikuna. Aga tegelikult, ja ma mäletan hästi, mis puudutab juhtimist, et kui sina ka tahad juhtimisele üle minna või seda arenguhüppet teha, siis minu jaoks oli see mõte,
oota, aga mis siis mina teen, kui kõik teised teevad neid tööülesandeid, mis siis minu ülesanne on? Lihtsalt nii-öelda juhtida. Tegelikult on juhtidel üks väga-väga vastutusrikas, väga suur töö ja ongi visiooni hoidmine, inimeste toetamine ja nende inimeste käigus hoidmine ja see on üks väljakutsumaid ülesandeid, nii et kõik, kes te olete juhid, respekt. Aga me saame kasvada, on ju? Ja mis ma sulle täna tahangi öelda, lase lahti sellest, et sa mõõdad oma väärtust töö järgi. Usu mind, sul on palju suuremad väärtused. Sa pead hakkama tundma iseennast, sa pead tundma oma tugevusi, oma loomupäraseid tugevusi. Ma ei mõtle seda, mida sa oled juurde õppinud, on ju. Seal on vahe selles mõttes, et see loomupärane tugevus on lapsest saadik sinu sees olnud. Täiuslikus karjääris me otsime need sinus välja, on ju. Aga sa pead teadma oma tugevusi, mis annavad sulle energiat, mis sind toidavad, mis sind kannavad, mida sulle meeldib teha ja selle peale üles ehitama ka oma karjääri, oma jõukuse. Ja raske siin ongi see, et üks asi on see teekond sinna jõuda, mis on need sinu tugevused, aga raske siin on see, et sa võtad selle vastu, sa lubad endal olla see ja sa väärtustad ennast sinu enda pärast, mitte millegi muu pärast, on ju. Ma soovin sulle ägedat alanud nädalat ja kohtume järgmisel nädalal. Tšau!